Hommikused rahajutud on saade, kus räägime avatult rahaga seotud teemadest. Mina ja Katariina Tint räägin erinevate külalistega sellest, kuidas sissetulekut suurendada, teadlikult kulutada ning targalt ja jätkusuutlikult vara kasvatada. Mõnede külalistega on meil ka kinnine osa, mis avalikku saatesse ei jõua ja kus osalejad saavad külalistele ka küsimusi esitada. Saates laivis osalemiseks registreeri ennast moneysmarterme.eu/hommikused rahajutud. No nii, tere tulemast kõigile järjekordsetesse hommikustesse rahajuttudesse. Meil on salvestus toimub pühapäeval ja meie külas on täna selline huvitav inimene, kelle käest mul on hea küsida erinevaid asju. Mul on nagu listnimekiri teemadest juba ette valmistatud, sest täna ma räägin koos Lev Delgatšoviga põhimõtteliselt nagu ikka rahast, investeerimisest, aga ka veidikene võib-olla spetsiifilisemalt ka iduinvesteeringutes, sest Lev on founding partner ehk sul on venture capital investeeringuid ehk räägime võib-olla laiemalt ja ettevõtlusest ka. Mul on kohe nagu huvitav teada, et sina oled ka ettevõtja. Nii et tere tulemast, Lev! Tere! Tervitused minu poolt! Et äkki me alustame just sellest, et inimesed, kes võib-olla veel sind ei tea, et kas sa veidikene tutvustaks, millega sa tegeled igapäevaselt, kes sa oled? No igapäevaselt ma tegelen ikka töö mõttes igasuguste rahalise või mingi investeerimisteemaliste asjadega, et see on minu põhitegevus, investeerimine. Ja igasugused vabatahtlikud rollid meie iduökosüsteemis. Sest tegelikult ma saan aru, et sul on eraldi investeerimisettevõtted, sa oled ka aktiivne investor iduinvesteeringutes, ma olen näinud siin, sa oled ka Estbani president ehk Estonian Business Angel Network, ehk tegeled väga aktiivselt igapäevaselt investeerimisega, aga kui me lähme veidikene ajas tagasi, et kuidas see investeerimisteekond sinu jaoks üldse nagu algas, et kas sa kogu aeg tegelesidki ainult investeerimisega, kas sa õppisid seda kuskilt, kuidas sa nagu tulid ja said selliseks või said neid rolle, mis sa praegu kannad? No, ma ütleks nii, et ma ei tea, kas investeerimisega seda ettevõtluspiisiku sain juba koolis, et ja kuidagi nagu alati oma äritöö kõrvalt investeerisin ka ja sellest kasvas üles minu selline investori karjäär või kuidas nimetada, et see esimene äri mul oli see, et ma müüsin Tallinna keskturul kaktuseid. See oli eelmise sajandi, mis ta oli, 80ndate lõpus. Et ma olen juba 80ndatest olin juba turul, et siis keskturul Tallinnas ja kasvatasin ja müüsin kaktuseid, oli selline tore aeg, kui Nõukogude Liidust ei ole veel või ei ole juba palju alles jäänud, kuigi ametlik oli veel NSV-l, aga oli võimalik. Ma võib-olla vahepeal tegin laupäeval, pühapäeval kaktuse müügiga rohkem raha, kui mu ema terve nädala jooksul oma insenerina töötades. Ise, kuidas sa tulid selle peale, et ise nagu hakkasid kasvatama? Mul oli see hobi ja siis ma käisin oli mingi kaktuse teemaline selline et väike
mis see eestikeelne sõna on nagu, kus lapsed nagu tegelevad asjadega. Huviring. Kasvata nagu huviring. Ja siis see tore mees, kes õpetas meid, tema siis nädalavahetusel müüs ise kaktuseid ja algas sellest, et me aitasime temale ja siis ta oli nii lahke, et ta lubas meile ka oma tooted tema selle leti kõrval panna. Nii et jah, nii see nagu paar-kolm suvit oli selline päris business ja siis juba, kui pärast kooli ma õppisin TalTechis, tol ajal oli TTÜ, oli veel esimene aasta oli TTÜ, enne seda oli see Tallinna, oli TPI, mis ta oli, polütehniline nagu ja siis nagu, et ja sellest aastast, kui mina sisse sain, sellest sai Tallinna Tehnikaülikool, et õppisin seal arvuti ja süsteemitehnika oli selline tore õpe, et ja noh, see arvutid olid tol ajal mul ka nagu selline hobi, et arvutid ja kõik sellega seotud. Kuidagi õppisin arvutid ka ise kokku panema ja sellest siis nii minust sain siis arvutijuppide spekulant, et iga esmaspäev ostsin varahommikul Kuldse Börsi ja Soovi, olid kaks sellist ajakirja, ma ei tea, kas need siiamaani eksisteerivad, võib-olla isegi. Ja, et nagu siis vaatasin, kes müüb mingid floppy kettade lugejad või protsessorid, kes tahab osta, kes müüb vana arvutit, kes tahab kasutatud arvutit osta ja niimoodi, et ostsin, müüsin, aktiivselt tegelesin. No ja tegelikult müüsin igasugust nätsu ja värvilist traati neile, kelle on vaja, siis nagu ostsin nende käest, kes tahtis niimoodi turuhinnast odavam oma juppidest lahti saada. Et selline äri siis oli nagu sellest kasvas üles arvutifirma või IT-firma, mis tegeles arvutite ja arvutiosadega müügiga. Et see ettevõte siiamaani eksisteerib, kuigi ma tegin sellest oma exitit juba 15 aastat tagasi. See on nagu põhimõtteliselt klikk või foto? Ei ole see klikk, see on klikist veidi väiksem. Arvotech on selle tööte nimi. No põhimõte on sama, on ju? Põhimõte on sama nagu tol ajal ja nagu, et lihtsalt klikk, tol ajal klikki nimi oli ka arvutisalon, võib-olla keegi mäletab. Aga nemad on olnud meist oluliselt suurem, aga jah, selle laadne, et lihtsalt veidi väiksem ja nii palju inimesi meie juures ei töötanud nagu neil. Küsin vahele, kuidas sa ostjad leidsid? Nagu exit? Meil oli ju pood, et siiamaani on. Ei, ma mõtlen ärile. Ei, ma müüsin oma osalust partneritele, et me tegime seda ettevõtet kolmekesi ja siis nagu, et juba kaks äriideed inimesed juba näpivad, et selles mõttes päriselt tänapäeval on võimalik ka istikuid, vaata need, mis on ahvileiva puu. Alati on võimalik kõike. Istikuid saab müüa, põhimõtteliselt 5 eurot, mul kus juures. Kõike saab müüa, kui tahtmust ja aeg on, kõike saab müüa, kõike saab osta, et ainult tegele. Ja neid äriideed on ju igal pool, et see peamine on ikka see nagu, et execution, teostamine, mitte idee, et nagu igal pool. Siis mul oli järjekordne hobi, et oli siis fotograafia ja sellest on üles kasvanud meediatootmisäri, millest ma jälle nagu tegin exiti, peaaegu nagu tegin või osaliselt tegin, aga see on pikem teema, nagu, mis siia lihtsalt ei mahu nagu ajaliselt. Ja alati nende tegevuste kõrval ma ikka investeerisin, et igasuguseid asju, et nagu koolis mingid mündid, siis nagu, et pärast kuldmündid, et
alati oli kuidagi, see oli minu jaoks väga põnev, et isegi mäletan arvutimängudes mul on kõige rohkem meeldinud need, kes oli selline kauplemis võimalus. Kas ma saan järeldada, et ma ütleks, et sa oled väga edukas ettevõtja olnud, et mis on see nagu edu faktor, mida sa ütled, et kuidas saab igaüks edukaks ettevõtjaks? Mis on sinu jaoks nagu number 1, mida sa välja tooks? Ma ütleks nii, et ettevõtluses kõige tähtsam on võib-olla see vana marksistlik lisaväärtus. Et kui sinu ettevõttes inimesed teevad tööd ja sa maksad neile palka või tulemustasu ja sulle jaab see vahe tulude ja kulude vahel, siis sa oled ettevõtja. Sest kui sa oled lihtsalt selline nagu, et kes iganes, rätsep näiteks, et kellel on oma endid ja kas teeb ise oma töö, see on ikka freelance, see ei ole ettevõtlus. Kuigi sul võib ettevõtja nagu olla ja et juriidiliselt sa oled ettevõtja, aga kui sa teed seda üksi ja sa lisaväärtust teiste inimeste töölt ei saa, siis sa ei ole võib-olla ettevõtja, sa oled lihtsalt, mitte lihtsalt nagu, et sa oled edukas oma ala spetsialist. Võib olla väga kõrge sissetulekuga ka. Aga ettevõtlus algab ikka seal, kus sa saad või suurejooniliselt või algab seal, kus sa saad teiste inimeste töölt oma osa niimoodi kätte saada selle eest, et sa oled see, kes võtab selle riski ja paneb seda äri püsti ja nii edasi. Aga oskad sa, mul see ettevõtlus nagu, kuna ma ise olen nüüd ettevõtja, et mul on endal praegu, üks on see koolitusäri, kus tänapäeval meid abistavad ka mitmed inimesed, et ma ei ole enam üksi, ma just eile rääkisin, et kui mul ei oleks assistenti, vaata, siis sa olekski nagu ise seda kõike tegemas. Aga samas on võimalik endale pardale tuua ja kaasata inimesi, kes võib-olla saavad oluliselt paremini hakkama mingite IT-asjadega, mida hea meelega nagu outsource'iks. Teine ettevõte meil hetkel on raamatupidamine ja siuke nagu finantsanalüüsid, juhtimisarvestus, kuna ma olen jällegi, sisuliselt see hetkel on freelance ehk raamatupidamine meil olemas, aga samas siukest finantsanalüüsi, juhtimisarvestust ma teen ise, sest see on minu tööalased professionaalsed, ma olen sellega nagu pikalt seotud. Et kas sa oskad välja tuua, mis on sinu nagu suurim õppetund olnud ettevõtjana? Et sa oled seda pikalt teinud, aga suurim õppetund, et ma ei tea, mis vigu mitte teha või mida kindlasti teha peale seda, et palgata juurde inimesi, kes aitavad sul nagu äri kasvatada? Ikka on ülioluline on ikka õiget inimesi palgata ja ütleme nii, et kui on näha, et inimene ei ole see, siis mida kiirem asendad. Ja mida kiirem seda asendad, seda parem. Nagu, et see võib väga tore inimene olla, aga kui ta ei ole, kui ta ei vii sinu ettevõtte edasi, siis see võib-olla ei ole see õige meeskonna liige. Et eriti väikses ettevõttes. Kui sul on 1000 inimest, siis võib-olla mõni võib-olla lihtsalt kui sul on koristaja, kes koristab, ütleme nii, et okei, siis võib-olla sellest piisab. Aga kui sul on müügijuht, kes on lihtsalt okei, et see võib-olla ei ole okei. Jep. See on väga hea, see on tegelikult väga õige. Mulle meeldib, et on fraas, vaata, et palga endast veel targemaid inimesi.
Absoluutselt, et ideaalis iga su meeskonna liige peaks oma alas sinust parem olla. Kuigi väikses äris see tegelikult või mikroettevõttes kuni 10 töötajat, ütleme nii, et enamasti, eriti kui see äri nagu kasvas sellest üles, et sina ise tegelesid mingi asjaga ja siis nagu tööd on aina rohkem ja siis sa hakkad nagu inimesi juurde võtma, et seda töökoormust niimoodi sidab. Et kurb reaalsus on see, et peaaegu iga töötajaga sa vähemalt alguses sa pead niimoodi aktsepteerida kaotust. Et iga töötaja on võib-olla sinust poole vähem efektiivne. Aga kui sul on 10 inimest ja iga üks neist on 0,5, siis kokku on ju ikka 5, mitte 1, kui sa oled üksi. Okei, kui sa oled üksi, see on võib-olla 1,5 või 2, kui sa teed tööd 16 tundi päevas ja ilma nädalavahetust, et nagu paljud väikeste äride omanikud teevad ja nagu mina tegin ka korduvalt. Aga jah, et see, inglise keeles on see accept the loss ja siis liigu edasi ja siis nagu ürita ikka neid inimesi kuidagi piisavalt palju motiveerida selleks, et neist kasvaks sinust paremad spetsialistid. Ja siis need on õiged inimesed, siis 2-3 aastaga võib-olla tõesti on nii, et iga konkreetne inimene on oma alas parem kui sina. No jah, inimeste niimoodi koolitamine ja panustamine võtab aega, on ju. Aga väga hea. Aga nüüd investeerimise juurde tagasi, juba rääkisid kuldmündid, et kus sa seda õppisid või nagu hakkasid samamoodi nagu ettevõtlusega ise proovima? Ma ütleks nii, et alates aastast 2003 ma hakkasin oma investeeringuid juba niimoodi, et veidi rohkem süsteemiga niimoodi mitte lihtsalt, et nagu et hea asi äkki on pärast kallim nagu, et ja see algas mul väga banaalselt nagu, et see alg on sellest, et ma juhuslikult lugesin raamatut. Algas ikka sellest, et ma hakkasin otsima neid raamatuid sel teemal, et ja see kõige esimene, mis kõvasti mõjutas mind, oli super banaalne, et peaaegu vulgaarne, rikas isa, vaene isa. Sul ka? Saki oma, et isegi piinlik nagu, aga on nii, et lihtsalt, see on väga hea raamat. Ei, no mul sama asi. Lihtsalt selles mõttes, et nagu, see ei ole üldse originaalne, nagu see, et minu esimene see nagu raamat, mis mõjutas mind, oli see Kiyosaki rikas isa, nagu, et halloo, aga nii oligi. Siis, kuigi kinnisvara mind tol ajal ei kõnetanud, nii et ma ei võtnud selle kinnisvara nagu osad, aga põhimõtted nagu, et okei, nagu, et kui su raha toob uut raha, et see on väga selline nitšego idee. Et ja siis oli kõik need usual suspects nagu Richest Man in Babylon ja Market Wizards 1 ja 2 ja nagu, et sellised raamatud, siis sellest Richi Liverpoolist raha, mis ta oli, börsispekulanti päev. Et siis kõik neid lugesin ja siis ma alustasin, mis ta oli nagu, et ma usun, kas Saku Õlletehas või Eesti Tele või mõlemad siis olid sellised minu esimesed investeeringud, mida ma tegin ja Swedbanka fondid. Börsid põhimõtteliselt, nagu avalikud kaubeldavad, avalikud pakutavad. Swedbanka fondid, see oli aastal circa 2005 võib-olla nagu, et tol ajal kõik kasvas metsikult ja Hansapank loomulikult, et Hansapank on väga hea investeering, et ainult osta iga päev kasvab, homme maksab rohkem kui eile nagu, et nagu praegu LHV, peaaegu. Ei, isegi LHV ikka nagu kõigub
veidi üles alla, aga Hansapank oli lihtsalt selline hokikepp nagu, et ainult pane baasi juurde. Ja isegi exiti nii, et ikka nagu oli selline väga kasumlik investeering. Aga fondidega nii hästi läinud, et sest nagu tuli see mu elu esimene, ta ei olnud mu elu esimene, aga esimene, kus ma nagu investorina mu elu esimene kriis 2007 siis, et kui kõik kukkus ja minu Swedbanka fondid, mis oli mingi Ida-Euroopa fond ja nagu selle mis on ka nagu metsikult kasvanud, et kas 2006 aasta kasv oli 60%, midagi ja siis see kõik kukkus ja mis edasi juhtus, et fondijuhid on otsustanud, nagu kui see põhi oli juba käes, siis fondijuhid on otsustanud, et davai nagu, et nüüd müüme maha. Nagu, et nad on sisuliselt müünud kõike maha ja mis veelgi hullem, nagu, et ma ei mäleta, mis nimel see fond oli, aga oli äkki Ida-Euroopa, Swedbanka Ida-Euroopa. Nagu, et sellest on üleöö saanud Türgi fond. Ja ma avastasin, et mul on portfellis nüüd Türgi fond. Kuigi ma absoluutselt ei tahtnud Türgi majandusele panustada. Et see on ka Ida-Euroopa? Kind of. Ja siis mul ei olnud midagi teha, kui nagu, et siis ma sain aru, nagu nüüd, kui nagu kõik need talus, varad, nagu, et see mul oli usku, nagu on juba kopikate eest müüdud ja on ostetud mingi Türgi värk, nagu, et siis ma sain aru, et nagu, mis siis ikka, nagu, et müün kopikate eest ja nagu, et elan edasi. Et see mingiks ajaks, nagu, et mingiks ajaks mul see investeerimis või börsi investeerimisisu nagu kuidagi on oluliselt nõrgemaks saanud ja et selline esimene nagu, et suurt draamat ei olnud tegelikult nagu, et ma ütleks, et ma kaotasin selle, kas ta on eelmine, üle-eelmine, mis iganes aasta 2007 kriisiga kaotasin üle 1 miljonit krooni, mis oli, tol ajal oli selline väike summa ta ei olnud, aga kuidagi ma selle üle und ei kaotanud, et mis näitas mulle, et nagu mu selline, et ma ikka nagu julgen riski võtta ja kui ma võtan seda teadlikult ja kui läheb halvasti, siis nagu see on õppetund, aga ikka nagu elu läheb edasi ja business, et seekord läks nii, teine kord läheb nagu, et lihtsalt nagu teen oma analüüsi, mis ma tegin valesti ja nagu, et tookord ma otsusin, nagu, et ma enam nagu, kui ma annan fondile raha, siis ma annan sellele fondile, mille sellised alusvarad nagu on päris see, kui nad investeerivad, see ei muutu. See vahepeal see agenda ei muutu. Kas nad saatsid ju, nad on kohustatud teavituse siis saatma, et see oli nii drastiline strateegia muutus? Tead, ma ei hakka isegi rääkida, et nagu teoorias ja praktikas oli nii nagu oli. Ja ma sain, nad on teavitanud mind, ja. Ma sain ala 1. märtsis nagu teavitust sellest, et mul on 23. veebruarini aega. Et lihtsalt ma sain, päriselt nagu, ma ei tee nalja, ma sain teadet seal Hansanetis 2 nädalat pärast seda või nagu, et samal päeval kui juhtus, aga et see nagu, et ma ei tea, kas see oli tehniline viga või nagu, et praegu siukseid asju nagu ei juhtu, on ju. Ma ütleks, et küll juhtub igal pool igasugust asju, mida rohkem teavitatakse ette vähemalt nädal. Mul nüüd üks investeering, ma usun, et hapuks läinud ja ma olin ise usku, et Finantsinspektsioon kaitseb mind kuidagi, nagu, et
ma ei ütle, et nagu Finantsinspektsioon ka tagastab mulle raha nagu, aga vähemalt Finantsinspektsiooni kaudu mul on mingisugust sellest nagu, et leverage selle laenuvõtjaga läbirääkimistel nagu ei ole. Ei kaitse, et nagu, et nii et nagu kunagi ma mäletan, et Jaak Roosaare räägis ühes intervjuus, et tema arvas, et kui tal on esimese järgu hüpoteek, siis kõik on fine nagu need tagatisena, nagu et laenud tagatisena. Teoorias küll, aga praktika näitas absoluutselt teist asju, et seal on nii palju nüansse ja nii palju igasugust asju, et nagu, et see nii mustvalge ei ole üldse. Et juhtub, et mul ühe pangaga juhtus ka nii, et nagu, et mulle lubati ühe asjana, teenustasu nagu oli lubatud selline, ma 3 korda küsisin üle nagu ja kui tegin tehingu, siis selgus, et see tasu oli 30 korda suurem. Kas ma sain? Ma ei saanud seda tagasi. Ma saanud vabandust ja nagu, aga ma ei tahtnud ka rõhutada, sest see oli väike ühe inimese viga ja see inimene oli minu haldurpangas ja ma ei tahtnud kuidagi selle halduri nagu karistada. Nagu, et ta on hea inimene, no lihtsalt juhtus nii. Ei, no siin ongi see küsimus, et kas see nagu inimese eksimused nagu juhtuvad, on ju, et oluline, et see ei oleks siuke nagu põhimõtteline kuskil juhtkonna tasemel nagu tehtud teadlik viga või nagu vale protsess või vale otsus. No hard feelings, see on kõik selline, kui sa oled investor, see on sinu äri, siis nagu igas äris sul on riskid, igasugused suured ja väiksed nagu ja kui sa elad teisega, et kõik, kui midagi juhtub, siis kõik on süüdi ja sina ei ole nagu, et no see ei ole ka nii nagu, et lihtsalt peab arvestama sellega, et see kõik ei ole nii mustvalge ja et ikka nagu iga äri, et see on selline laveerimine. Ja riski tuleb lihtsalt maandada, et ära pane munad kõik ühte korvi, et siis ei ole nii valus. Aga kui sa mainisid 2007, on ju, kas sa 2008 siis said midagi head osta ka või kuidas, kas sa kasutasid selle kriisi ära? Ei, see kriis ehmatas mind nii, et see, mis mul oli portfellis, need aktsiad, need on alles jäänud, aga ma eriti midagi uut ei ostnud ja siis aasta 2015 oli see, aastal 2015 ma sain aru, et mu järgmine äri või see nagu, päris äri või nagu põhiäri on investeerimine. Ja ma tahan, see oleks nii. Et okei, siis ma nagu vaatasin, et nagu, et olin tol ajal nii Swedbanka kui LHV privaatpanganduse klient, et väga meeldiv kogemus, et sõltumata sellest ma rääkisin Swedbanka nagu fondidest, nagu, et mul väga meeldib Swedbank ja on alati meeldinud minu haldurid, nagu väga alati vedanud nendega, LHV-s ka. Kas nemad tegelikult nagu haldasid sinu investeerimisportfelli? See privaatpangandus ei halda, aga nagu ma käisin ikka, nagu neil on seminaarid, särgid, värgid, nagu privaatpanganduse klientidele, siis ma mõtlesin, et Swedbankas on selline tark inimene, mis mulle väga meeldis ja siiamaani meeldib, Tarmo Tanilas, kes rääkis ajas alati väga huvitava juttu ja kelle visioon on alati nagu klappis minu nagu enda omaga kokku. Et LHV-s samamoodi ma otsusin, okei, nagu, et mõlemal pangal on varahaldused, et nagu annad neile raha, nemad haldavad. Okei, sõlmisin mõlemaga varahalduslepingut, et nagu andsin ühele, ma ei mäleta, mis ta oli, mingi 300,000, siis teisele 100,000, nagu, mis see miinimum neil oli, nagu, et nad on hakanud toimetama. Sellega kaasnud mingid eraldi varahalduspanganduse seminaarid, blablabla, nagu, et igasugused nagu sellised, et huvitavad kasulikud asjad, et paar aastat siis nagu olen seal klient, nii ühel kui teisel, aga
ja siis tänu mulle väga vedas ikka nagu eriti Swedbanki halduriga, et varahalduriga, kes nüüd nad vist enam ei tohi neid diile näidata, mis tol ajal oli lubatud. Et ta hakkas mulle näidata, mitte pakkuma, aga et vaata, on selline huvitav teema, on selline huvitav valdkond, on selline huvitav aktsia, lihtsalt vaata. Nagu, sa mõtled mitte avalikke pakkumisi näitama või avalikke? Ei, lihtsalt me suhtlesime ja siis nagu, ma mõtlen, nagu ma helistan, et tead, ma tahan nagu osta sellist aktsiat. Okei, nagu sobib, nagu paneme orderi, nagu, et kui palju sa tahad osta, siin nagu okei, paneme tööle, aga kas ei ole seda aktsiat vaadanud? See on Rootsi oma, tegeleb sama asjaga, nagu lihtsalt vaata, et mulle endale nagu meeldib, küll ma nagu ei saa soovitada, aga lihtsalt vaata, nagu, et kui sa tahad, siis ma võin sulle analüüsi, nagu meil on Swedbank, selle laadse. Või meie partnerid on nüüd pakuvad võlakirju, kas sul on huvi, et kas sa tahad. Või nagu, et okei, nagu, et EFTN varsti teeb uue fondi, et nagu, et meile väga meeldib see meeskond, nagu, et äkki sa tahad lihtsalt nagu, et end nagu kurssi viia, nagu, et põhimõtteliselt ideed hakkasid pakkuma, on ju? Ja, nagu, et lihtsalt nagu avalik, isegi nagu selline mõtete vahetus, nagu, et see on hästi väärtuslik. Ja, see oli, aga mis siis juhtus aastal 17 äkki, või ma ei mäleta, millal see suur Skandinaavia rahapesu Baltikumis avastati ja siis juhtus see, et pangad nad on kartnud mida iganes, nagu. Siis nad ei näidanud mitte midagi, nagu lihtsalt nad, et oli selline jutt, et ausalt me ei tea, kas tohib või ei tohi, nagu, et me igaks juhuks, nagu isegi neid asjad, mida tohib, nagu me igaks juhuks nagu ei tee. Et siis me nii kartame, et meid karistavad nagu iga asja eest, et nagu ma vaatasin, mul need varahalduse tootlused olid sellised nagu, et ja selleks ajaks ma vaatasin, et mu oma investeeringut on oluliselt rohkem aastatootlust toonud kui neid, kus varahaldus on suutnud kasvaval turul teha mingi 5-6% mulle kliendina, siis ma ise selle aasta nagu sain mingi 10+%. See okei, nagu, kui teil on nüüd kõik keelatud ja te ei julge ja see tulemus on ka selline nagu nii, siis ma küsisin pangandus ei öelnud nagu, okei, kas ei solmu, kui ma nüüd lõpetan selle varahalduslepingu. Ei, loomulikult ei solmu. Nagu, sa oled hea inimene, me teame, et me saame ilma sinu portfellida ka ilusti hakkama, nagu see ei ole, ma ei tea, kui suur, nii et nagu kõik fine. Ja siis ma läksin tagasi privaatpangandusse ja nagu sinna jäin. Ja LHV-ga samamoodi, et siis nagu võtsin kõik enda kätte ja sellest ajast hakkasin ja seda investeerimisäri juba nagu ise ehitama. Mis inimese jaoks, kes ei tea, mis tähendab investeerimisäri, et meil on olemas vaata inimesed, kellel on ka siuke oma OÜ, siis hakkad aktsiaid ostma. Mis sinu jaoks tähendas äri? Ja, mina ise mõtlen, nagu, kui ma ütlen investeerimisäri, siis investeerimisäri on see, mille töövahend on raha ja mille tulu või peamine tuluallikas on investeeringutest tulnud raha. Nagu, see võib vahepeal mingid, kui see ettevõtte vahepeal teeb mingit konsultatsiooni või mida iganes ja saab selle eest ka raha, nagu ei ole vahet, nagu, et kui see on peamiselt on ikka investeerimisega tegeleb ettevõttes, siis mis mina nimetan seda investeerimisega. Aga ma ei tea, mitu investeerimisettevõtteid sul on hetkel, et mis on need peamised varaklassid, millele sa hakkasid keskenduma? Ettevõtteid mul on hetkel kokku 4 tükki.
igaüks neist on investeerimisettevõte, et nagu, et tegeleb sisuliselt nagu kas ainult investeerimisega või nagu, et enamasti sellega. Et, ja varaklassid, miks neid on 4, siis lihtsalt nii on ja et mõnel on fookus siin ja mõnel on fookus seal ja siis ütleme nii, et Eesti või meie seaduste järgi, kui ettevõtte bilanssi maht on mingist summast suurem, siis sul on selline lisakoormus, rahaline koormus nagu kohustuslik ülevaatus, lihtaudid, mis ei ole odav, ütleme nii. Ja tegelikult on, nagu mäletad, oli kunagi see anekdoot, nagu, et miks sa ostsid uue auto, siis mul on vanas juba 1000 oosi on juba nagu täis saanud. Samamoodi, kui on sul ettevõtte bilanss on juba nii-öelda täis saanud, lihtsam järgmist ettevõtet teha, et kui selle vaatuse eest maksta. Aga mis ettevõtteid või mis investeeringuid sa valid? Kas sa jätkuvalt keskendud aktsiatele või nüüd on sul peamiselt iduettevõtted fookuses? Ma tegin nüüd oma portfelli, eile vaatasin, et mis see aktuaalne pilt on, et siis ma valmistasin ju ette meie vestlusele, et mul on siin numbrid on kaasas, nagu, et kui ma vaatan oma portfelli, siis mul 2/3 kõik ettevõtted kokku, nagu see nagu kogu. 2/3 on rahavoo instrumendid, laenu instrumendid, võlakirjad, sellelaadsed tooted. Mulle väga meeldivad rahavoo instrumendid. See annab siis nagu võimalust. Mulle meeldib investeerida, mulle meeldib rahale meeldib liikuda. See on nagu, et mulle meeldib raha liigutada, et rahavoo instrumendid annavad sellist võimalust, et nagu kuigi võib olla rahulik selline raha, kui lihtsalt paned kuhugi ja ei näpi 20 aastat, see võib olla ka nagu töötab hästi. Võib-olla mingi Nasdaq 100 indeks. Ja kriisis istud niimoodi, rahavoogu ei ole. Aga kriisis sa tahad ikka elada, sa tahad reisida, sa tahad autot osta, sa tahad mida iganes nagu kingitusi teha restoranist. Et me ju elame üks kord ja nagu, et sa ikka tahad hea elukvaliteeti omada. Nii et 2/3 on siis rahavoo instrumendid, startupid, üllatus, arva ära. 10%. 3. Nagu vaata see soovituslik, et kuni 5% võib panna startupides, väga riskantne. Ja, paljud soovitavad ka kuni 10, aga ma ise alati soovitasin kuni 5. See on ikka äärmiselt riskantne varaklass. See on väga põnev varaklass, mulle väga meeldib, ma olen ju väga aktiivne selles valdkonnas. Aga jah, portfelli mõttes ma vaatasin umbes 3% nüüd startupidest. See on, ma ütlen, et see on sisse pandud raha nagu. Ma ei tee enda jaoks kalkulatsiooni, et mis selle ettevõtte praegune hetkeväärtus on. Et mõni sellest rahast, mõni ettevõtte sellest rahast on juba lootusetu, nagu sellest portsust on juba lootusetu ja selle väärtus on 0. Mõni on sellest ajast 3 või 5 korda kasvanud oma valuatsioonis, aga ma ei ajastan oma portfellis neid ostuhinnaga, siis nagu see ettevõte on vahepeal nagu üles kasvanud. Ma toon nüüd Ampler Bikesi näide, mis valuatsioon vahepeal oli 100 miljonit selle juures. Et nüüd ma ei saa sellest avalikult rääkida, täna on 12.02, aga 14.02 saab avalikuks uudist nagu, et siis me ootame 14.02. Ja, kus figureerib ka, ütleme nii, praegune valuatsioon ja ma ütleks nii palju, et see on veidi teine. No iduettevõtetega jällegi, see on nii riskantne. Ja, point on selles lihtsalt see, et vahepeal midagi on virtuaalselt kallis
ei tähenda veel, et selle hind ei muutu. Jah, nii et startupid mul ei ole nii-öelda turuhinnaga kajastatud, aga ostuhinnaga. Et siis veel 3% on sellised börsivälised või börsil need ettevõtted, mis börsil veel ei kauple, aga startupid ei ole. Paar näidet näiteks minu portfellist on Bolt või Cleveron. Et sellised nagu suured ettevõtted, ja kuhu ma sain sisse järelturul, et oleks ma Bolt pannud kunagi niimoodi iduinvestorina, siis võib-olla kajastaks seda startupina oma portfellis, aga kuna ma ostsin oma osakuid teise investori käest, siis ma ei olnud selle ettevõtte nagu ingelinvestor. Olen investor. Et siis mingi 3% on sellised börsivälised ettevõtted, et alla 10% on mul börsiaktsiate osakaal. Ütleme nii, et võib-olla circa 7, et umbes selline suurusjärk. Ja siis 20% on kinnisvaraga seotud või mis on jälle enamasti või mitte kõik on kinnisvarafondid. Kõik mu kinnisvarafondid, mul on neid 3 tükki käes ja nad on kõik Efteni omad. Ma olen korduvalt rääkinud, mulle väga meeldib see meeskond, väga meeldib nende filosoofia, strateegia ja tunnen inimesi seal ja usaldan neid ja ütleks, et siiamaani ma olen väga-väga rahul tulemustega ja mul on plaan selle varaklassi osalust oma portfellis kasvatada. Aga mille alusel sa valid neid investeeringuid? No näiteks üksikuid aktsiaid, mida sa vaatad? Või näiteks võlakirju, mida sa nagu analüüsid, kuidas sa enda jaoks neid valikuid otsuseid teed? Ma ikka vaatan tootlust ja riski. Ja sellega kasvupotentsiaali ka, kui me räägime aktsiast, siis kasvupotentsiaali ka. No näiteks Eesti investorite lemmik Tallinna Kaubamaja. Et tundub nagu selline vana kooli väärtusettevõtte ja selline väärtusaktsia, aga ei ole. Et kui me vaatame, mis nad teevad, nad ikka see ettevõte tahab kasvata. Ja nüüd nad on hakanud Škodasid müüa või Škodade müügiõigust Leedus, et siis nagu turvaäri, et ikka nagu ei ole selline lihtsalt igav nagu Selver ja nagu kõik nagu Selver kahjumelik kingaäri, et okei, millest nad on nüüd õnneks lõpuks ometi lahti saanud. Et mulle väga meeldib see ettevõte, et maksab stabiilselt dividende ja sellel on kasvupotentsiaali ka. Ei ole nii palju kasvupotentsiaali kui mõnel uuemal ja agressiivsemal ettevõttel, aga selline hea rahulik aktsia, et nagu ma ütleks, et see on lihtsalt näide, selline risk, rahavoo, risk, kasvupotentsiaal, see on nagu paigas minu jaoks. Aga mis on olnud sinu suurim viga, mis oled seni nagu investeerimiskarjääris teinud? Neid on palju. Okei, võib 2-3 ka välja tuua. Fondi osas me juba nagu panime tähele. Näiteks üks viga, millest mulle meeldib rääkida, oli selline kurikuulus ühisrahastuse juhtum nimega Tanker Pruulikoda. Et mis minu viga oli see, et ma panin sinna liiga palju raha suure hurraaga, et kuidagi meeldis ja
õlu oli hea, ütleme nii, et nagu siis asutajad toretad, sain ka mingid paar-kolm pudelit tasuta õlut niimoodi kingitusena, nagu kui käisin ettevõtjat nagu vaatamas. Siis okei, väga hea, meeldib nagu, et siis ma panin sinna 50 000, et mis oli kuidagi liiga palju, ütleme nii, riski või selle, tol ajal ma arvasin, see on startup, et ei olnud, aga okei, see selleks. Et ja kui ma panin, siis ma absoluutselt ei vaadanud, okei, mis sellega nagu, et mis sellega kaasneb või mida ma saan tegelikult nagu selle eest. Ja ma sain tavaosakuid, et täpselt samalaadsed osakud nagu nasutajatel. Ja kõik Funderbeami investorid on saanud täpselt sama osakuid. Ja mis juhtus siis, nagu, et investorite raha tehas sai püsti pandud ja siis sama raha eest sai müüdud ka. Ja asutajad on enamust raha nagu enda tasku pannud ja investorid on ilma rahata jäänud nagu, või mina sain 2/3 tagasi vedas. Isegi jopas, et aga siis järgmise, et mõned investorid on alla poole. Ja juhtus endaga juhtus. Ma ei ütle, et asutajad on pahatahtlikud olnud, kindlasti ei olnud. Kindlasti nagu see ei ole nende algne plaan, et ehitame investorite raha tehase ja siis müüme seda edasi, nagu, et ei olnud. Aga lihtsalt investorina ma tegin väga rumala otsuse, kui ma võtsin tavaosa. Et siis mul ei olnud nagu, et selle ettevõtte likvideerimisele või müügil, nagu mul ei olnud mitte mingit preferentsi. Et nii, et siis soovitan soojalt, kui keegi tahab startupi investeerida ja on alustaja, siis kindlasti vaadake, et mis te saate oma raha eest, mis tüüpi osakud te saate. Ja tavaosakud on väga-väga, see on väga ohtlik instrument. Nagu aktsia, jääb mis jääb, on ju? Nagu tavaaktsia, jah, aga startupidega on ju neid preferred aktsiad ka olemas. Et kui sina saad tavaosakud, siis järgmise vooru investor kindlasti saab juba või selline professionaalne VC, nemad saavad preferred osakud. Ja kui ettevõte läheb müüki, siis nemad esimesena saavad kogu oma raha tagasi. Kui nii palju raha üldse on. Ja alles siis ülejäänud raha jaguneb siis teiste investorite vahel. Ja nende iduettevõtetega nagu järjest õppetundavat on, eriti mis puudutab sihukest Funderbeami aga ütleme niimoodi, et algaja jaoks kindlasti kuni 5% on ju, saab katsetada, et ongi suure riskiga varaklass. Jaa. Siis nagu, et vigadest, siis nagu, et juba mainisin selle Türgi fondi, et nagu, et okei. Aga mis järeldus sa teed sellest? Õppetund on selline, et nagu loe prospekti. Loe prospekti ja nagu, et ja siis pane oluliseid asju kirja. Nagu, et ja siin mul on üks värske õppetund, kus ma juba mainisin ühe põlevkivi emitenti, kes on sisuliselt defaultis, nagu, et seal on ka mul üks väga suur õppetund ja nagu, et üks viga, mida ma tegin. Mulle ei meeldinud see ettevõte või ei meeldinud see investeering juba viimase paari aasta jooksul. Nagu, et see, kui keegi küsis, kas sulle meeldib see ettevõte, ma ütlesin, ei, nüüd ei meeldi, nagu, et ja on sellised nagu. Aga mina nagu ootasin, et okei, nagu, et kui need võlakirjad lunastavad, nagu, siis ma saan oma raha tagasi ja nagu rohkem ei pane nagu sinna. Aga ja jube kahju, et nagu, et see lunastamise tähtaeg on alles aastal 2023. Nagu, et. Aga prospektis ja selle võlakirja tingimuste juures tegelikult kogu aeg mul on olnud put-optsioon, et mul oli õigus neid võlakirju ettevõttele tagasi müüa. Väga väikse kaotusega, mingi 95% nominaalhinnast, et oli see nagu tagasi ostu hind. Nagu. Ainuke tingimus oli 4 kuud ette teavitada ja siis nad peavad neid tagasi ostma.
ja aga mul ei jäänud see meelest lihtsalt. Või ma ei lugenud selle prospekti niimoodi piisavalt hästi, nagu, et ma kas ei teadnud sellest või ei mäletanud sellest. Yeah. Nagu, et see väike detail, väike nüanss, nagu, et see väike eksimine nagu viis mind siis nagu võib-olla kogu investeeringu kaotuseni, vaata, saab. Siis veel üks viga, nagu, mille risk ei ole veel realiseerinud, aga mis võib realiseerida igal ajal, et mul on mõned riskantsed investeeringud portfellis on ikka nagu suure iga selline investeering on liiga suur osa portfellis. Aha. Et nagu, et palju, jälle, kui sa kaotad raha või peaaegu kaotad raha, siis mõtled, okei. Kas see poleks siis võib-olla vähem valus, nagu, kui selle ettevõtte osakaal minu portfellis oleks väiksem. Või vastupidi, et väga hea, et selle ettevõtte osakaal ei olnud suur, nagu, et nii, et kui kaotan, siis kaotan, siis teiste investeeringutega teen tasa, nagu, aga kui kaotad korraga 25% oma portfellist näiteks, nagu, et valus. Väga valus, ja, et emotsionaalselt väga valus, nagu, et võib-olla nagu see ei muudu, sinu elustiil või nagu, et ei kannata nagu ja et draamat ka ei ole, aga valus ja ebameeldib ja siis kõige valusam on see, et sa istud ja mõtled, et milline loll ma olen. See on kõige valusam. Raha kaotada on nii valus, kui nagu see, et sa saad aru, et sa oled tegelikult loll olnud. Või oled. Ja, aga jällegi, nagu kõik teevad vigu. Mina ütleks, et viga on see, kui sa enda vigadest ei õpi. Just, raha ikka tuleb. Nagu, just. Et kas sa panid siis endale mingid piirmäärad, et üle mille sa nagu ühte organisatsiooni investeerid, sest minul on näiteks nagu väga selge, et mul on seal, kus ma ei ole 100% nagu numbreid tundide või päevade kaupa analüüsinud, mul on 2-3% ja 5-7% on mul ettevõte, kus me sisuliselt teiste investoritega nagu läbi lõhki seda analüüsime, et kus mul on see kindlus. Sest üle selle ma juba tean, et oleks ka minu jaoks nagu liiga valus on ju, et siukse tüki kaotada. Et kas sa endale läbi mõtlesid, et mis sinu osakaalud on? Või on sul nagu hetkel reegel? Ma ütleks, et 5 ja 10 on kaks sellised numbrid, nagu võib-olla, et 5 üldjuhul ja kuni 10, kui sul on, kui seal on, sa võid veidi rohkem riski võtta, aga seal on oluliselt rohkem nagu upside'i ka. Siis võib kuni 10, aga võib-olla isegi see on liiga palju, nagu, et võib-olla isegi 5 oleks täitsa okei. Kuigi jälle, see on filosoofiline küsimus. Näiteks ma ütlesin, mul on 20% portfellist on erinevates EFTN-i fondides ja ma tahaks seda osa suurendada. Aga siin on just kui selline ettevõtte risk, aga ma jälgin selle ettevõtte elu nagu, et pidevalt. Yeah. Kui ma näen, et midagi muutub strateegias või nagu, siis ma usun, et mul on siis piisavalt palju aega selle positsiooni nagu väiksemast tegemist. Et kõik need fondid ei kauple börsilt nagu, et 3-2 kauplevad, üks on kinnine fond, mis on professionaalse investorite suunatud nagu, et selle likviidsus on võib-olla küsimärgi all, et aga see selleks, et see on nagu selle fondi valitseja risk on olemas, aga portfell on väga hästi kajutatud, seal ei ole ühtegi suurt objekti, mis oleks selle portfelli nagu, et väga suur osa. Ja jälle kogu on nagu, et nii et nii ja naa nagu, et see just kui on nõus. reegli nagu vastane, aga see sõltub vaata, kui palju sa sees oled. Elu on ikka nagu selline laveerimine. Jah.
aga ma vaatan, et meil aeg on nagu nii kiiresti mööda läinud, aga Ja ma olen väga oskad sa... jutukas, sorry, me võib-olla katsime ainult pool sellest, mis tahtsid rääkida. Ja no selles mõttes, aga see oli tõesti nii nagu huvitavad, et nagu kui palju sul erinevaid asju on ja eriti ettevõtlusest, aga võib-olla lõpetuseks, mis sa tooksid välja suurima õnnestumisena? Nagu kus sa tõesti ütlesid, et vot see otsus oli hea või seda ma oskasin vaadata, mis see oli? Okei, ma nüüd pean siis kuidagi veel üks kord mainima startup'e, sest me ju tahtsime ju startup'idest siin tund aega rääkida, aga noh, et siis ütlen lühedalt, et jah, startup'id on väga tored nagu, et kindlasti ka väga huvitav varaklass ja kellel huvi, siis nagu vaadake, kellel huvi liituge kindlasti Estbaniga, nagu see ei ole promojutt, et Estban on mitte tulundusühing, ma ei saa seal palka või mingisugust nagu tulu või kasu nagu, et see on selline vabatahtlik töö mul ja, aga noh, selle peamine väärtus minu jaoks on see, et nagu, et organisatsiooni sees on palju investorid ja sa saad inimestega tuttavaks nagu, et ja sulle tekivad siis head tuttavad sõbrad, võib-olla see muud, et kellega siis rääkida, nagu arutada, targutada, et ja me räägime siin õnnestumisest ja et mu kõige suurem õnnestumine minu investeerimisteekonnas ja võib-olla üldse elus on see, et mul on väga vedanud inimestega, mis on ümberringi. Okei, ma olen võib-olla veidi, no see on võib-olla mingil määral minu enda süü, nagu, et ma olen selline, kuigi ma ise arvan, et ma olen introvertne inimene, aga noh, et paljud sellega ei nõustu ja mulle meeldib inimestega suhelda ja nagu, et mulle väga vedas, võib-olla mainisin varahalduse halduriga Swedis kunagi, ma õppisin nii palju tema abiga, et nagu, et olen äärmiselt tänulik temale, et küll ma õppisin ise, aga noh, siis nagu ma kunagi liitusin investeerimisklubiga, mis oli tol ajal see Marko Olo ja klubi aasta 2015 või 2016, mis ta oli nagu, et sain seal tuttavaks nii palju huvitavat ja tarkade inimestega, et appi nagu, et ja Estbani kaudu samamoodi, nagu, et sai nii palju, ja no et lihtsalt no, mul on alati inimestega vedanud, et kogu elu, et ja see on peamine väärtus, see on see, et kui sul on ümberringi targad, head inimesed, kellega sul on rõõm koos olla ja kellel on samad huvid, siis nagu see on on sul saladus, vaata, räägitakse, et kui sa oled täiskasvanud, siis sõpru on juba nagu raskem saada, on sul mingi saladus endal, saladus välja kujunenud, et mida sa soovitaksid või kuidas uusi sõpru siis leida peale networkimise? No kui sa oled ise aktiivne, kui sind huvitavad inimesed, kui sind päris huvitavad nende arvamused ja kui sul on lugupidamist sees, et nagu kui sa austad neid inimesi, sa õpid neist ja kui sa panustad selle nagu, no panustad tagasi ka nagu oma tikust, kui sa oled ise avatud, kui sa nagu, et kui see on selline nagu kui see suhe on sümmeetriline, nii see tekib see sõbrus nagu emotsionaalselt sümmeetriline, teisel viisil ka sümmeetriline, kui sa ei tarbi oma sõpru, aga no, et see on minu arust õige viis.
Väga hea. Kuule, aga meil siin juba chatis ka inimesed räägivad, et tuleb Vol 2 teha, et iduinvesteeringuteni põnevast maailmast me ei jõudnud Ka meelega rääkida. teeks, kutsu. Ja me peame eraldi tegema. Teeme iduinvesteeringutest, sest mul on sellest väga palju rääkinud tegelikult. Ja, aga räägi lühidalt, Estbani mainisime, keda te ootate Estbani või kes saab Estbaniga liituda? Alates mingist summast, mis need nõudmised on? Okei, minu arust see summade prioritiseerimine on võib-olla ei ole nagu kõige parem viis, et kõigepealt nagu oodatakse neid iduinvesteerimishuvilisi ja kõigepealt ingel investeerimishuvilisi. Sest nagu see on, Estban on Estonian Business Angels Network, et äriinglite võrgustik, mitte lihtsalt iduinvestorite võrgustik. Et kui inimene investeerib, talle meeldib ainult nagu sündikaatide kaudu investeerida, et Funderbeami sündikaatid, nüüd ei ole enam saadaval, aga oli. Välismaal on selle laadseid asju. Ühesõnaga, kui inimesele või talle meeldib, et oleks keegi temast targem, kes nagu vaatab selle, et kes teeb selle due diligence'i, nagu vaatab, et tausta, lepib startupiga tingimusi ja nii edasi, siis võib-olla piisab sellest, et ja selle inimesel on mingi 100, 200, 300 000 startupide panemiseks, siis võib-olla kõige parem viis on kuskil VC fondis limited partner või nagu investor olla. Ma tunnen, ma usun peaaegu kõik Eesti VC-fondide juhte ja nad on kõik head inimesed ja ausad inimesed ja et need fondid on erinevad, aga et nad meeldivad mulle kõik. Võin siin niimoodi vabatahtlikult Marko Oolale hea sõber ja kes on jube palju Eesti investorite kogukonnale teinud, et nii palju panustanud, et ta on teeninud igasugust reklaami ja ma tean hea meelega temale reklaami, et tema on Super Angel 2 fondi haldur on ju see, et kirjutage temale, küsige, et minu teada neil oli ka seal mingi hetkel vist kinni on juba. Aga võib-olla 100 000-ga võib-olla saab sisse. Ma ei ole kindel, aga võib-olla et paljud teised fondid ikka 200-250 on see minimaalne tiket. Mis ei tähenda, et investor peab kohe seda veerand miljonit fondile andma. See on selline commitment, et mõne aja jooksul, 2-3 aasta jooksul tavaliselt investor niimoodi sammhaaval annab selle raha fondile, et kui fond seda vajab investeeringute jaoks. Ja siis fond investeerib 20-30 startupi, selline hajad, et võib loota mingisugust tootlust ka, ütleme nii. Hästi öeldud. On nii, et kui fond on hea, siis mingisugune tootlus suure šansiga tuleb. Ja Estbanis metsik mingi 22-27% nagu üks mu sõber kunagi internetis promos. Ma ei ole kindel, aga et võib-olla midagi selle mingi Nasdaq 100 indeksi laadne, aga põnevust on rohkem ja kogu see raha ju tuleb meie Eesti arendab ettevõtlust. Isegi kui ma räägin nüüd oma investeeringutest, et kui ma annan raha startupidele, siis mul on alati see tees, et kui kõik minu investeeringud on viisakalt öeldes sõnnik, siis see on Eesti tuleviku vähetis, et see järgmise põlvkonna startupid võib-olla kõik minu investeeringud on võib-olla 5 aasta lõppu pärast selgub, et nad on kõik
Kuule, tohib ma sotsiaalmeedias räägin? See oli... Isegi, jah, räägi loomulikult, et isegi kui nii juhtub, siis see on ikka nagu hea väetis järgmise põlvkond. Ja see on minu panus. Et jälle, miks ma hoian ise selle startupide osa oma portfellis väga mõõdukaks, siis ma olen valmis seda kõike kaotada. Ja ei ole puudugu, et mina investeerin niimoodi, minu isiklik tees on selline pool filantroppiline, ja sellepärast ma ju nüüd see viimane ettevõtte 4, mida ma tegin, Suda Ventures on selle nimi, see on mõju investeerimisettevõtte, nagu, et me ainult mõju startupides, sest kui me nii oleme valmis kogu oma raha nagu, et halvemal juhul kaotada, siis me toetame äkki nagu neid, kellel on kõige suurem mõju. Nii pikk jutt, aga millest see jutt me peame eraldi tegema. Espan, põhimõtteliselt, kui me mainisime siin tegelikult, sa mainisid 100 000, on ju, Esbani, mis summades saab Esbani? Nii et et liituda siis, kui on huvi ingel investeerimise vastu ja summad väga lühidalt nagu, et teoorias, kui me nüüd teeme saldrätiku peal kalkulatsiooni, siis nagu hästi hajutatud portfell on algab, ma ütlen 20 startupidest, 20-25 ettevõtet või siis rohkem, 20 on selline minimaalne, võib-olla selline hästi hajutatud portfell. Minimaalne mul enda portfellis on nüüd, ma lugesin kokku, ma tegin kokku 37 iduinvesteeringuid, startupi on vähem, siis mõnele ma andsin raha rohkem kui kord ja mõnest ma juba tegin exitit, et nüüd on portfellis circa 25 startup niimoodi investeeringuid. Aga Estbanis, kui me nüüd räägime Estbanis on see minimaalne ticket või minimaalne summa, mida iga investor paneb ühe startupi, kui tegu on Estbani oma sündikaatidega, sest Estban vahepeal teeb sündikaate, kus inglid panevad raha kokku ja investeerivad ühe startupi. Et mingi 4-5 korra aastas ikka juhtub. Näiteks, kui inimene tahab ainult nende sündikaatide kaudu investeerida, siis meil on see minimaalne suurus on 5000. Tavaliselt Eestis ikka alla 10 sa ei saa mitte kuhugi liigi. Et kui sa oled selline üksik ingel, nagu 10-20 on võib-olla see, et millega sinuga räägitakse otse ja võetakse otse. Et mõtleme nüüd siis 20 startupi, 20 ettevõtet, siis kui ainult Estbani sündikaatide kaudu, siis 100 000 on see minimaalne panus, mida siis nagu, aga siin ka ei ole see, et see ei ole fondis LP ja sulle tuleb see capital call'i, nagu see, et sa pead raha kandma. See ikka valid, võib rahulikult võtta. Okei, sa tahad 100 000 näiteks 10 aasta jooksul startupidesse panna. Et 10 000 aastas näiteks. Ja et kui sa usud, et näiteks 10 aastaga sa võid või sinu eesmärk on 1 miljoni väärtusega portfelli üles ehitada, sa võid juba liituda, et niimoodi vaikselt teeb neid investeeringuid. Kui 10 aasta pärast sul portfell on miljon, nüüd ei ole näiteks, ja sellest 100 000 on startupid, väga okei, et kuigi jälle ma soovitan ikka 5% on see. 5% alla, et põhimõtteliselt, aga juba nagu sa mainisid, et ka, ma ei tea, kord aastas 5000 eurose investeeringu ja nende jaoks, kes ei mäleta, mis ingel investeerimine on, see tähendab seda, et me investeerime väga varajases faasis ettevõtetesse, mis on tegelikult kõige riskantsemad ka. Sest seal ei pruugi seda product market fit'i olla, et nad veel otsivad, kas nad saavad neid kliente ja käivad. Ma ütleks ka seda, et see, kes et meil Eestis on viimati on tekkinud selline fenomenaalne olukord, et eriti aasta 2 tagasi, et kogu maailmas on nii, et inimene saab rikkaks
ja siis ta saab startupidesse investeerida, siis temast saab mingil investor. Meil on, ma ütleks, et kahjuks on vahepeal tekkinud olukord, kui inimesed on liiga palju promomist meedias lugenud ja nad on otsustanud, okei, ma tahan idu või ingel-investor olla, sest ma tahan selle abiga rikkaks saada. Peaaegu ei ole võimalik. Või siis pane kogu vaba raha ühe startupi ja palveta nagu ja siis see on võib-olla ainuke viis niimoodi rikkaks saada. Nagu, et rikkaks saab ettevõtlusega, on ju? Rikkaks saab... Või väga pika aega investeerides nagu regulaarse tootlusega üle pika. Ja abieluga, rikka sugulase surmaga, selles mõttes. Loteriga, et rikkaks saada on võimalik väga erinevatel viisidel, nagu, et või sa oled sportlane, ja, või sa oled blogija ja inimesed maksavad sulle reklaami või sul on mingi OnlyFans või whatever, nagu, et rikkaks on võimalik väga erinevalt saada. Ma ei usu, et ettevõtlus ja on kõige selline kõige suuremas lisaväärtus on see, millega nagu on suurema šanssiga saab rikkaks. Suurem tõenäosus võib olla, kuigi sa pead rohkem panustama ja nagu sa ütlesid, töötama, ma ei tea, mitu tundi ja mitu päeva nädalas. Kuule, aga... Sa oled tippjuht, siis sa võid ka rikkaks saada. Ja kus juures. Ma selle noodi peal, ma ei tea, kuidas teil, minul on tuju nagu peale sinu fraas, et kui minu kõik investeeringud on sõnniks, siis see on Eesti tuleviku väärtus, see on nagu, wow, nagu... Ma ise lihtsalt, ma olen ka nagu Beamline investeerinud ja meie jaoks, Beamline on otse nagu rohetehnoloogia ettevõtted ja algusest peale see tees oli see, et me tahame toetada lihtsalt nagu seda roheinnovatsiooni, siis me tahame, et maailma areneks paremuse poole, vaata. Et see ei ole niimoodi, et ma nagu loodan seal miljonäriks kohe saada, vaid tootlus, kui tuleb, siis ma ei tea, aastate pärast heal juhul on ju, aga see ongi see, minu jaoks on otsene toetus, et ma tahan päriselt nagu positiivset mõju omada, nagu sa ütlesid, mis sinul viimane ettevõte on. Ja see on väga kiiduväärne, et see, mida sa teed, et sa oled Eestis võib-olla üks tugevamatest ESG promojatest, ma ütleks. See on... Korbo tasemel tegelikult jätame kõrvale, siis... No jah, see ESG-lt... Kindlasti. Seal on nagu probleemid, ütleme niimoodi. Seda tuleb eraldi saates võtta, see on tõesti suured probleemid ja väljakutsed üleüldse nagu kogu see jätkusuutlikkuse teemaga ja ma ise, millal ma tulin selle peale mingi 2 aastat tagasi, et alguses tunnistan lihtsalt jällegi kokkupõrge kõrvale. Mul alguses oli nagu nii suur lootus, kui aus olla selle nagu ESG peale, aga vaadates põhimõtteliselt need reeglid ja põhimõtted, mida näiteks investorid huvitab. No, mis see ESG? See on nagu põhimõtteliselt, kas sa oled eetiline investor või ei ole eetiline investor. Sellepärast ma tegin oma selle mõju investeerimisega tegeleva mikrovisiit, kus ma panen oma raha sinna, kus ma ise arvan, et on hea mõju. Ja ma ei pea seda mitte kellegi tõestama. Ja. No, igatahes me peame sinuga eraldi rääkima, eriti mõjust, sest see on tõesti, eriti see on popp, aga see on kasulik, sest ma näen, et järjest rohkem tuleb neid rohetehnoloogia ettevõtteid ja tahaks neid kuidagi nagu aidata, sest me saaksime keskkonnaprobleeme oluliselt kiiremini nagu lahendada, kui olekski see panus ja toetus ja see rahastamine on nii vajalik. Kuule, aga super tänud sulle, meil läks veidikene üle tunni, aga lihtsalt nii põnev nagu vestelda, eriti sinu esimesed algusaastad. Aitäh, et jagad kogemust. Rõõm on minu poolne, aitäh, et kutsusid, loodan, et igav ei olnud. Kindlasti mitte ja arvan, või loodan, vaatame, äkki näeme tulevikus. Aitäh sulle ja aitäh kõikidele kuulajatele ja näeme tulevikus. Päeva jätku!
Saates me ei anna investeerimissoovitusi ega kutsu sind väärtpaberit ostma ega müüma või muid investeerimistehinguid tegema. Küll aga kutsun ma sind üles õppima ja tegema vajalikke samme selleks, et enda rahalist heaolu parandada. Kogu saade teabe on informatiivne ning enne investeerimisotsuste langetamist palun tee omapoolne analüüs.